No nii, Aare, mis leiutis see on siin selline? Tead, see on ühe 5. klassi tüdruku leiutis. Mul hakkas see väga meeldima. Energiaavastuskeskus andis kohe lausa eripreemia. See on nimelt tead selline asi, et ma hakkasin mõtlema, et see on vist ilmselt on tulnud ühelt suvel, tead, kui sa hüppasid väga palju. Vähemasti ma arvan nii, hüppasid väga palju üles alla ja siis juhtus see, et higi hakkas voolama, palav oli ja siis oli sinna kirjutatud juurde tööle juurde, et kui vahepeal tuleks vett natukene ja kui vett pritsiks, et siis oleks hulka mõnusam keha jahtub uuesti maha. No. Aare, sina siis tegid selle oma kätega valmis ja räägi meile lähemalt, kuidas see töötab siis. Aha, nimelt, mina mõtlesin tükk aega, kuidas seda teha ja tükk aega tähendab, et kohe mitu päeva mõtlesin. Lausa ühe nädal aega ja siis ma otsustasin kasutada 2000 aasta vanust ideed. Nimelt Heron Aleksandriast mõtles välja sellised, ütleme, need olid väravad tookord, mis siis avasid templi uksed ja siis inimesed võisid muidugi raha sinna panna, aga mina kasutan lihtsalt Aleksandria Heroni sifooni. Ehk mõte on selline, kuidas ja 2000 aastat wow. Ja meil lihtsalt andis hea idee, et hüpates kuidagi energiat saada ja ma mõtlesin, kas ma sinna alla panen mingi vedru, aga tead, selle vedruga on niimoodi, et sealt ei saanud energiat kätte, see on alt tühi ja siis ma sidusin sinna otsa nööri. Ja kas ma võin sulle nüüd lähemalt näitama? Niisiis, tööriistad olid siin, need olid tavalised. Siin on siis tegelikult kasutatud sellist olukorda, kus ma võtsin kõik kodused asjad, ehk siin on siis tavaline redel, siin on tavaline suur 5-liitrine selline plastmassanum ja vaadake tähelepanelikult, kuidas see töötas. Austraalia Heronil tegelikult mõte oli selles, et kui sa pumpad mingisse anumasse õhku ja see anum on õhukindel, siis ta hakkab sealt vett välja pritsima. Ja see vesi tegi siis väravad lahti, aga minul on siis tehtud, näete, kui sa astud sinna peale, ära veel astu, siis see nöör, vaat see koht liigub sinnapoole ja kui ta liigub sinnapoole, siis see õhupump, mis siin on täiesti tavaline, see õhupump hakkab pumpuma õhku, õhk läheb mööda seda voolikut, läheb siia üles, õhusurve tekib, läheb siia voolikusse, siin on vesi sees ja siin all siis vooliku ots võtab vett ja tõenäoliselt, ma ei ole üldse kindel muide selles, tõenäoliselt läheb see vesi siis sinna otsa ja kui sa hüppad, see tilgub sulle pähe. Ja siis on nagu suvel ja hüpata, eks ju? See on prototüüp. Vaata, esiteks on selline lugu, et kui sa võtad näiteks mingid tööriistad, no saad aru, need on kõige elementaarsemad lihtsalt tööriistad, näiteks see voolik, eks ole? Ja siis lõikad siit mingi jupi otsast ja siis on sul teip ja siis on sul, näed, vaata see duss, muide, tead, ma tahtsin algu dussi panna, aga surve oli liiga madal. Surve oli nii madal, et siit ei saanud kohe midagi kätte. Ja nüüd, kui ma mõtlen seda, et kõik sõltub muidugi sellest, kuidas katsetada selle nööriga ja nööri pikkusega ja tegelikult ta kasutegur on hästi väike. Tule sina, sa võid rahulikult olla ja vaadata, sest sina oled see idee aluse panija, eks ole? Sina vaatad, kuidas ma praegu hüppan. Sina tule siia poole. Nii. Aare, mis sa Anniga teed? Oota, Anni on raskuseks. Raskuseks. Väga hea. See nöör on nagu õieti paigas ja nüüd on siis niimoodi, et sina oled 2 jalaga siin peal. Kas see muidu lendab minema? Ja lendab sinna poole, jah. Nii. Ja siis on veel asi, et vaadake, mis tähelepanelikult. Teie olete 2 kohtunikud. Ja kas me peaksime kuidagi ohutuskaalutuse skaalama? Tulge siia poole ja hoidke redelit jälle. No me lihtsalt lähme siia poole, vaatame siin. Nii. Ja nüüd hakkab tulema. Tuleb juba vähe. Tuleb. Näe, tilgub. Aga see on just hea, et ei tule väga palju vett ju. Kuule, lükka nüüd seda samamoodi pumpa edasi seda, vaat nii. Väga hea. Siin saab jõuga juurde. Ossarrak, see on ju korralik juga. Surpa! See on päris hea. See on päris hea. Nendest kõikidest töödest, mis seal riiklikul leiutajate konkursil olid, et miks sa otsustasid just selle töö kasuks siis? Tead sa, vaata, kuidas ma lavastaksin siis näiteks mobiiltelefoni mängu, eks ole? Et mulle meeldivad sellised asjad. Vaata, kui sa ehitad ja mõtled midagi välja, siis tead, kulla välja mõtle välja niimoodi, et see oleks huvitav ja naljakas, eks ole? Nii et vastan sulle ka huvitav ja naljakas. Aitäh sulle, Aare. Ja aitäh sulle, Melissa, et see nii ägeda massina välja mõtlesid. Kõik oli väga hea. Kes selle siis kõik oli väga hea. Teostas.